Tere! Ma loodan, et mind on kuulda. Igatahes tere hommikust, Kohila. Mina siit Tallinnast. Kahju, et ma ei saa seal teiega koos olla, et väga huvitav päev on tulemas. Päevaga ma vaatasin ja tutvusin ka osalejatega, et väga huvitav oleks neid kohalikke esitlusi ja ka toodangut nautida, aga sellegipoolest, et ma tahaks teile siis selle info siit kaugelt edasi anda, et mis toimub siis meie ehitusvaldkonnaga ehk siis ehitus- ja elamupoliitika sellise lähitulevikuga ja eritähelepanu pööran siis ehitusele rohepöördes. Et täpselt sama, mida seal ÜRO kliimakonverentsil praegu räägitakse, et need trendid on ju tegelikult juba olemas ja need rahvusvahelised kokkulepped toimivad, et eks seal Glasgow's praegu üritatakse siis sellist suuremat maailmaülest konsensust saavutada. Aga minust siis nii palju, et mina olen Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna juhataja, et mina siis vastutan nende teemade eest, mis on siis ka siin slaidil, et ehitus- ja elamuosakond hõlmab siis suhteliselt palju erinevaid teemasid, et 4 sellist suurt plokki võiks välja joonistada, et üks on siis keskkonnasäästlikkus ehituses, mis muutub üha olulisemaks, vaadates siis just nimelt neid rahvusvahelisi kokkuleppeid ja kõike neid arenguid, mis ümber meie toimuvad. E-ehitus, me arendame praktiliselt maailmas unikaalset e-ehituse platvormi. Meie ehitusregister saab järjest teenuse haaval uue kuue ja üleüldse siis kogu see digitaliseeritud ehitusvaldkond, et see aitab palju paremini toetada meie erinevaid selliseid ehituse arendamiseks mõeldud tegevusi. Elamumajandus, selles ma täna vaatlen eelkõige rekonstrueerimise strateegiat, aga suhteliselt lühidalt, sest et ma nägin ka kavast, et härra Targo Kalamees siis tuleb ja teeb teile päeva lõpus esitluse just sarnasel teemal. Ja lõpuks aga ka mitte vähem oluline on just see ehitusõigus, ehitusmajandus laiemalt ja siin siis ma peatun ehituse pika vaate teemal. Millest me alustasime 4 aastat tagasi, kui mina ja siis ka meie asekantsler Jüri Rass tulime ministeeriumisse, oli siis tootlikkuse küsimus. Et andmed näitasid selgelt, et nii Eestis kui ka kogu maailmas ehitusvaldkonna tootlikkusega on probleem. Et antud slaidil siis on näha, et ehitus jääb oma tootlikkuselt ajas siis teistele suurtele valdkondadele alla. Et kui tööstus on siin kõvasti automatiseerinud, digitaliseerinud, robotiseerinud ja muid teaduslikke läbimurdeid teinud ja ka teised valdkonnad on seda teinud, et siis ehituses see päris nii toimunud ei ole, et ehitus on jäänud praktiliselt seisma. Ja sama mure võimendub siis ka Eestis, et nagu siit alt selle halli joonega näete, et Eesti tootlikkus on siis Euroopa tasemest siin oli kuskil 2 korda madalam. Nüüd on ta muidugi veidi tõusnud. Ilmselt on siin meie kõigi panus oluline, aga siiski päris palju on veel teha, et jõuda Euroopa Liidu keskmisele järele. Et tookord, kui me seda analüüsi tegime, et siis oli Euroopa Liidus veel 28 liikmesriiki. Aga kuna teised Euroopa riigid ka arenevad, teiste riikide sektorid ka arenevad, et siis hüpe, mis me peame tootlikkuses tegema, et sinna keskmisele tasemele jõuda, peab olema mitte 2-kordne, aga 3-kordne. Et see on nüüd päris suur väljakutse, aga nagu me leidsime, siis vasakul viidatud uuringus, siis see on tegelikult jõukohane, kui me kõik astume koos sektoriga ühtemoodi samme ja ei tee olulisi valesid samme, mis viiks meid siis arengus tagasi. Ja nüüd sellest ma räägingi, et kuidas selle optimistliku stsenaariumi põhjal edasi tegutseda. Ilmselt ei ole paljudele teist üllatuseks, et ehituses, kui praktiliselt ehitusplatsi vaadata, siis seda raiskamist on ikkagi päris palju, et ühest küljest ei suudeta ajagraafikutest kinni hoida, aga seal on praktilised põhjused. Et ikkagi väga palju on ootamist, pause, takistusi, igasugust ebavajalikku logistikat,
praaktööd, ümbertegemisi seetõttu, momendil on muidugi kõik need tarneahelate sellised takistused, et eks see ehitus on meil suhteliselt keeruline sektor, aga samas me näeme selliste heade näidete pealt, et kus see asi on tõesti kätte võetud, nagu siin Eagani raportis siis Inglismaal juba 98. aastal, et kui meil on selline riigiülene nägemus, strateegia, kuidas ehitust tõhusamaks teha, et siis on ka tegelikult praktikas võimalik, et Ühendkuningriik on praegu kõrgema tootlikkusega ehitusvaldkond Euroopa majanduspiirkonnas. Rohepöördest siis alustades, et küsimus, mis ta siis on, et mis strateegia ta on ta siis näiteks kliimastrateegia. No vaatleme siis neid kliimastrateegia elemente. Et kui siis seda NASA andmestikku vaadata erinevate riikide keskmist temperatuuri läbi aastate, aasta 50, siis on aasta 60, et siis ütleme seal need kõikumised olid suhteliselt ühtlased. Aga viimastel aastatel just on näha, et mida tumedamaks punaseks need jooned lähevad, seda suurem on see keskmine temperatuur. Ja üleval paremal on siis näha see globaalne keskmise temperatuuri tõus. Et me oleme jõudnud mingisugusesse momenti, kus ühesõnaga see temperatuur ongi käest ära läinud. Et vaatame kas või eelmise aasta näiteid, kus või mitte isegi eelmine aasta, vabandust, see sama suvi, et Euroopa keskmine temperatuur oli siis aegade kõrgeim, tehti siis temperatuuri tipp 48,8 kraadi. Et me ei kujutaks ette, et sellises temperatuuris kaua nagu mõistlikult toimetada. Samuti Eesti keskmine temperatuur oli kõigi aegade kõrgema lähedal ja nii edasi. Et mis see endaga kaasa tõi, siis ainuüksi sellel suvel oli siis näiteks Tšehhis oli siis selline suur tornaadode aeg, kus praktiliselt laastati mitu küla. Külade pilt oli nagu sõjatsoon, autosid visati ringi nagu mänguasju. Siis samuti suured üleujutused, mis jõudis ka peavoolumeediasse siis Kesk-Euroopas, et kahjusid hinnatakse sinna kuskile 10 miljardi euro ligi. Ja samuti jäi kindlasti paljudele silma ka see tulekahjude aeg siis Kreekas, Itaalias, Türgis, mis samuti tegi väga palju laastamistööd. Et eks sellest ka täna seal ÜRO kliimakonverentsil räägitakse, et kuidas selliseid asju nagu ära hoida. Et ma nüüd ei viita sellele, et ehitus seda põhjustab kõike, aga ehitus on kindlasti see, et mis aitab meil seda inimese kliimajalajälge siis vähendada. Et lihtsalt ehituse mõju kogu sellele keskkonnale on niivõrd suur, kuskil pool kõigist kaevandatud toorainetest jõuab ehitusse, energia tarbimine, pool maailmas tarbitavast energiast toimub ehitistes, kolmandik vee tarbimisest, kolmandik jäätme tekitamisest. Et tõesti see jalajälg on suur. Nüüd momendil keskendun nüüd võib-olla ka sellele energia tarbimisele, et Eestis on sama pilt, et hoonete energia lõpptarbimine on siis 17 teravatt-tundi, et kui Eestis kokku on see kuskil 35 teravatt-tundi. Ja teades, et Eestis siis energia tootmine võib-olla kõige puhtam ei ole, et siis see jällegi mõju on väga suur, et selle tõttu üks esimesi selliseid madalal rippuvaid puuvilju on just see hoonete kasutusaegse energiatarbimise vähendamine. Ja see väljendub ilmselgelt siis rekonstrueerimises, millest siis Targo Kalamees räägib teile täpsemalt päeva lõpupoole. Kas rohepööre majandusstrateegia? Et tegelikult, kui vaadata siis seda avalikku kommunikatsiooni, mida teeb meie Euroopa siis kõrgem tasand, et siis tegelikult ta ongi peamiselt ju majandusstrateegia, et selleks, et püsida siis konkurentsis teiste suurte majanduspiirkondadega, kus igal pool siis on ühesõnaga selle rohepööre on võetud siis investeeringute aluseks. Nii, ma püüan nüüd järgmist slaidi saada.
Jep. Siin on siis maailma kartogramm sellisena, nagu võiks maailm paista siis, kui riikide suurus vastab nende SKP-le. Mis on huvitav, on see, et ehituse osa SKP-st üle maailma on suhteliselt sarnane. Et seal oli kuskil 4, 5, 6% puhtalt ehitustegevus, aga joonestuvad välja ikkagi need peamised majanduspiirkonnad ehk siis USA loomulikult, Euroopa majanduspiirkond ja üha kasvav Hiina. Muidugi varsti me peame ikkagi rääkima ka seal kõrval olevatest Indiast näiteks. Et kokku maailmas 12 triljonit, ütleme enam-vähem sellised võrdväärsed vastased on meil siin kõik. Eks Euroopas on selles mõttes keerulisem, et meil ei ole siin üks riik, vaid meil on palju erinevaid riike, kultuure, erinevaid arvamusi ja raske ka kokkuleppele jõuda. Et selle tõttu võib-olla me oma nendes roheinvesteeringutes kõige kiiremad ei ole, et USA juba näitab siin Joe Bideni eestvedamisel eeskuju sellega, et 2 triljonit tuuakse ehitusse turul või ütleme kokku sektorisse, siis millest päris suur osa läheb elamufondi kaasajastamiseks, raudteedesse, teede ja sildade renoveerimisse ja uusehitustesse ja nii edasi. Aga väga palju puudutab just nimelt seda keskkonnasäästlikku majandamist. Ja Hiina lihtsalt ei maga, et hoolimata siis sellest väikesest šokist, mis tuli siis koroonapandeemiaga, Hiina ehitustegevus on praktiliselt muutumatute mahtudega, et seal ikkagi sellest riigi enda tellimusest sõltub nii palju. Kui nemad siis tellimusi ära ei võta, siis ei tee seda keegi. Ja Euroopa muidugi on väga ambitsioonikas oma mahtude poolest, et väga suur raha hulk tuuakse siis turule, nii siis selle taasterahastuga, mis on mõeldud koroonapandeemia kahjude või majanduse kerge tagasilöögi likvideerimiseks ja teine on siis kogu järgmine uus Euroopa Liidu eelarveperiood, millel muidugi väga suur tähelepanu on meie Euroopa rohelisele kokkuleppele ja üleüldse siis nendele märksõnadele digi ja rohepööre. Mõlemad kusjuures toetavad üksteist või siis saab ka nii öelda, et rohepööre on selline peamine eesmärk ja siis digitaliseerimine võimaldab siis seda ellu viia ühe sellise suunana. Ja tuua see võib-olla käega kasutavamasse ulatusse, et mida siis järgmine eelarveperiood tähendab. Ega meie valitsus on siis ka teinud oma otsused, et kuidas me näeme, et need rahad võiksid jaguneda Eestis. Nagu näete, siis Eestis need rahalised mahud on kuskil 1000 korda väiksemad, kui me räägime Euroopa või USA kontekstis. Aga see on lihtsalt huvitav märkida, aga meile kahtlemata väga suured arvestades meie majandusmahtu. Et päris suur osa sellest rahast läheb just nimelt energiatõhususe tõstmiseks ehk siis rekonstrueerimiseks, samuti raudteedesse. Tumerohelisega on märgitud need, mis tinglikult toetavad otseselt toetavad siis meie keskkonnaeesmärke, kui nii võib öelda, et raudteed ikkagi nähakse sellise keskkonnasäästliku liikumisviisina, eriti kui need on elektrifitseeritud ja kui see elekter tuleb ka taastuvatest energiaallikatest. Kliimamuutustega kohanemine loomulikult on oluline, samuti siis säästva liikuvuse taristu, trammitaristu, jalgrattateed, ka muud kergliiklusteed, andmesidevõrgud ja nii edasi, et kogu see linnapiirkondade säästvuse arendamine on ka kindlasti fookuses. Aga nüüd me jõuan siis selle ehituse pika vaateni, et see, millest alguses sai lubatud ka rääkida, et see tegelikult aitab meil mõtestada neid suuri asju, mis meie ümber on, et kõiki kokkuleppeid ja trende mõtestada sektori sees, et kuidas meie erinevad sektori osapooled, erinevad ettevõtjad, aga ka näiteks kõrgkoolid, näiteks meie ministeeriumina, aga kohalikud omavalitsused siis näevad, et meie ehitusvaldkond võiks edasi liikuda. Ja selleks siis sai kaante vahel ehituse pikk vaade, mis hõlmab 7 suurt sammu, 7 eesmärki,
ja mis kõik toetavad siis kahte sellist eesmärki, et üks on elukeskkonna kvaliteedi eesmärk, mille praegused alustalad tegelikult on puudulikud, võiks nii öelda. Ja teine on siis just sama tootlikkus, millest ma alguses rääkisin. Aga need 7 eesmärki hõlmavad siis ka suhteliselt erinevaid teemasid, mis aitavad nende kahe suure probleemi lahendamisele kaasa. Et esiteks kvaliteetse elukeskkonna põhimõtted, nende kokkuleppimine, näiteks üleriigiline planeering on siin, on selle all mõeldud, samuti elukeskkonna arengukava, mida siis koalitsioonileppest praegu lugeda võib, et millega siis me ka aktiivselt tegeleme. Ja siis samuti riiklike investeeringute pikaajalisus ja kontratsüklilisus. Hästi oluline pikaajaline vaade on selleks oluline, et ettevõtjad teaksid pikalt ette, et kuhu siis investeeringuid suunata, kuidas oma inimesi arendada, oma tehnoloogiat arendada. Avaliku sektori fookus, samuti omavalitsuse fookus sellise ruumilise arengu kujundajana ja suurhankijatena. Ringmajandus on täiesti eraldi plokk, millest ei saa üle ega ümber. Ja siis see 6. eesmärk, innovatsioon, erinevas mõistes, digitaliseerimine, automatiseerimine, ka robotiseerimine. Ja lõpuks, aga mis on ka kahtlemata väga oluline, on see, et meil oleks just need inimesed, kes meid sinna järgmisesse arengustaadiumisse viivad. Igal meetmel on siis, need meetmed kokku 38 tükki, mis lähevad siis nende 7 eesmärgi alla. Nendel on konkreetsed tulemid, nendel on konkreetsed vastutajad, ajakava ja nende osas on siis otsuse teinud nii Vabariigi Valitsus oma 27. aprilli kabinetiistungil kui siis ka avalik erasektor 9. juunil. Ja niimoodi siis see kokkulepe sündis, et 9. juunil tulid siis meie, võiks öelda, olulisemad inimesed ehitusvaldkonnas kõik ühte kohta ja allkirjastasid siis selle hea kavatsuse kokkuleppe. Et nagu ütlesin, siis meie erialaliidud, kes on siis peamiselt meie ehitusvaldkonnas, sealhulgas näiteks Eesti ehitusmaterjalide tootjate liit, näiteks Puitmaja liit, ehitusettevõtjate liit, ehitusinseneride liit, digitaalehituse klaster, ehituskonsultatsiooniettevõtete liit, planeerijate ühing, arhitektide liit, samuti erinevad kõrgkoolid, meie majandus- ja taristuminister valitsuse volitusel ja nii edasi. Et väga auväärne seltskond ja kes nüüd siis kuulub ka ehitusvaldkonna arengukomisjoni, mis tuli esimesena kokku siis 6 aega tagasi. Ja arengukomisjoni roll ongi siis selle ehituse pikavaate tegevuste elluviimine. Et pidevalt monitoorime tegevusi, vaatame, seirame, võib-olla kuskilt otsime ka ressursse, et siis kõiki neid tegevusi ellu viia. Ja võin omast käest öelda, et kogu see protsess liigub väga sujuvalt ja hästi. Ja siis meie ehituse pikka vaadet toetab muidugi üleriigiline strateegia Eesti 2035, milles omaette plokk 1/5 strateegilisest sihist on elukeskkond, mida aitab väga hästi siis ehituse pikk vaade praegu sisustada. Ja Euroopa rohelist kokkulepet juba mainisin, et sellega me oleme ka igas mõistes sünkroonis. Ja rekonstrueerisime strateegiast lihtsalt üldiselt, et jällegi, et kui meil on Eestis siin vaja aastaks 2050 renoveerida umbes 140 000 hoonet, et siis Euroopa kontekstis jällegi tuleb seda teha 1000 korda enam. Aga miks ma seda välja toon, on see, et see on meeletu ärivõimalus meie ettevõtjatele, et kes suudab Eestis saavutada väga tõhusa rekonstrueerimispraktika, et see ei pea piirduma ainult Eestiga. Ja eks me siin üritame siis seda motiveerida ka, et näiteks siis teha sellise rekonstrueerimise toetusmeede, mis praegu just on käivitunud ja millega siis me loodame, et ka renoveerimismaailma õnnestub industrialiseerida. Ja millest siis Anni Oviir pärast mind kohe hakkab rääkima, et sellest ma teen siis
lühikese sissejuhatuse ka, kuna aeg hakkab otsa saama. Et me lähtume ehituse pika vaate eesmärgist 5, ringmajandus. Ja siin siis oluline on see, et panna paika need kõige tähtsamad asjad siis meie keskkonnasäästliku ehituse valdkonnas, et ehitise eluringi mõju hindamismetoodika väljatöötamine ja juurutamine. Et selleks siis vastav uuring käib juba mõnda aega. Paneme paika siis seal sellised olulisemad alustalad, et kuidas Eestis seda ehitiste süsiniku jalajälge hinnata, milliste andmete põhjal seda teha, milliste tööriistade abil seda teha. Ja lõpuks tulemus siis peaks jõudma selleni, et me leiamegi sellise kõige optimaalsema süsiniku jalajälge mõõtmise juurutamise mehhanismi, et mida teised riigid siin ümber meie väga aktiivselt teevad. Et ma usun, et Anni sellest ka natuke täpsemalt räägib. Aga jah, nagu ma ütlesin, et siis uuringu oodatavad tulemused on siis andmebaas siis CO2 jalajälje kohta, kus on siis sellised Eesti keskmised ehitusmaterjalid loetletud. Samal ajal muidugi kogu see metoodika peaks võimaldama seda, et tootjatel tekiks motivatsioon siis ka teha toodete keskkonnadeklaratsioone, et näidata veelgi paremaid tulemusi ja seeläbi olla paremas konkurentsis ka meie eksporditurgudel, kus siis sellised süsiniku jalajälje mõõtmise nõuded järjest kehtima hakkavad. Et Rootsis juba üsna pea, Soomes ilmselt aastal 2024 ja Prantsusmaal on see juba kehtiv ja ühesõnaga longime siin teistel natuke sabas, aga samal ajal on see positiivne, et me saame teiste vigadest ja edusammudest ka õppida. Ja mis see siis tulevik võib olla, ega me nüüd ei tea, et kas siis energiamärgise asemel või kõrvale tuleb siis selline süsiniku jalajälje maatriks erinevate klassidega või siis, või siis jõustub ka mingisugune regulatsioon. See muidu sõltub sellest, et mis on see poliitiline konsensus, et võimalik, et hoonete energiatõhususe direktiiviga juba tulevad mingisugused regulatsioonid. Aga eks see tulevik näitab, et kindlasti on võimalik selle tööga, mida me teeme koostöös Anniga, on siis võimalik näiteks riigihangetes või arhitektuurikonkurssidel hinnata madalaima hinna kõrval ka kvaliteedipõhist siis ehitise omadusi, et näiteks siis seda sama süsiniku jalajälge. Aga nagu te näete, siis deklareerimisnõuded siis ehitiste süsiniku jalajäljele jõustuvad Skandinaavia riikides lähiaastatel. Et see on meie eksportijatele kindlasti oluline teada. Aga minu poolt kõik, et eks me koos loome seda parimat võimalikku elukeskkonda ja ega mida muud, kui soovin teile jõudu ja head koostöö jätku. Aitäh! Aitäh, Ivo! Üks moment, ma kasutaks võimalust küsida. Kui sa kuuled? Kuulen. Ahah. Et ma hakkan võib-olla tagantpoolt ettepoole küsima või tegelikult, et mis on riigi energeetika poliitika osas näiteks, kas sa võid öelda, mis on siis riigi energeetika poliitika osas plaanis, et seal vähendada CO2 heitmeid näiteks, et see küll ei ole otseselt nüüd tänase teema, aga võib-olla seda on hea nagu siin ka mõelda sellele. Jaa, ega see keeruline vastus ju ei ole, et loomulikult taastuv energia tootmisvõimsused, et tuuleenergeetika on ilmselt Eestis ju kõige käega katsutavam lahendus, aga loomulikult meil ju tegeletakse erinevate asjadega, et näiteks ka tuumaenergeetika arendamine ja igasugused muud targad lahendused ka ja miks mitte siis ka, kui vaatame kütet, et madalatemperatuurilised kaugküttevõrgud, ka nende teemal on arenguid, aga
millele mina siis otsa vaatan, on see, et kuidas minimeerida seda koormust, et meie maksumaksja peaks võimalikult vähe ikkagi siis investeerima nendesse uutesse tootmisvõimsustesse. Ja seda on võimalik saavutada läbi selle, et me lihtsalt tarbime vähem. Ja ehitistes, nagu ma ütlesin, et pool meie energiatarbimisest tehakse ehitistes. Et kui me seda vähendame, siis peab riik vähem maksma ka selle eest, et neid tuulikuid meile sinna maismaale või merre ehitada. Aitäh. Meil tegelikult nüüd aeg läbi, aga võib-olla korra ma ühe küsimuse siiski veel küsin, et kui nüüd see 7 sammu suhtes on, ma saan aru, esimesed arengukomisjoni kokkusaamised olnud, siis mis seal nagu täpselt nüüd toimunud on, et tegelikult, ma olen ka jälginud seda, et seal kevadest hakkas see peale, et nüüd on nagu, ütleme, see 3 aastat möödas, et mis seal täna sellised arengud on olnud? Ja, areng ongi see, et me oleme selle protsessi nüüd käima saanud. Et see suur kokkulepe sõlmiti ju juuni alguses. Suvel nagu ikka, kes puhkab ja kes higistab ehitusplatsil, et nüüd sügisest oleme taas selle aktiivselt kätte võtnud. Esimene ehitusvaldkonna arengukomisjon kohtus täpselt 6 aega tagasi. Ja see oli väga, väga asjalik kohtumine, et minister oli seal juures, minister juhtis seda komisjoni, nagu ta seda teebki. Ja siis kõik võivad tegelikult selle protokolliga ka tutvuda, et see on siis meie e-ehituse infoportaalis või teema veebis on üles pandud, et kui guugeldate ehituse pikk vaade, et siis link teile kohe avaneb ja lehekülje üleosas on siis see protokoll näha. Et kaardistasime siis sellel esimesel koosolekul kõik olulised tegevused, kõik need 38 tegevust ja siis nende kõige tähtsamad alamtegevused ja panime siis ka vastutajad täpsemalt paika, inimese täpsusega. Et on näha, et need asjad liiguvad ja väga, väga tore on see, et meil need asjad liiguvad koordineeritud, et kõik need sektori osapooled on kaasatud. Aitäh. Sellega ongi võib-olla hea lõpetada, et kõik asjad liiguvad. Nii liigub ka meie päevakava edasi. Aitäh, Ivo!